Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhatajal Anton Pärnal on olnud väga eriline kevad. Ta sattus avastuse otsa, mis paneks iga arheoloogi südame kiirelt lööma ja energiast pakatama. See on ainukordne Haapsalust 1260. Elu ikka pakub meile palju üllatusi. Ossa poiss. Vaata, kui ilus oks. Me saime siit alumisest müürist ka ühe mündi. Õigupoolest me peaksin siis rääkima 2 keldrist. Seda räägib meile neist uutest asukatest, kes saabusid siia 1, 2, 3, 4. Võiks pärineda kuskilt 15. sajandist. Tahad sa endale seda või? Mina tahaks küll. Võta. Aitäh! Arheoloogi haridusega muuseumijuht osales viimati samalaadse ajaloolise avastuse väljakaevamisel 32 aastat tagasi, siinsamas Haapsalus Jaani tänaval. Võib-olla just tollal saadud kogemus aitas tal nüüd teha uue avastuse. Leida mulla ja ehitusprahi alla varjunud maalapilt varemed, mis polnud tavalised, vaid keskaegse hoone osa. Praegu Haapsalus Linda ja Rüütli tänava nurgal vältavad arheoloogilised kaevamised algasid seepärast, et krundi omanik tahab sinna ehitada eramu. Anton Pärna juhitud kaevamised olid planeeritud linnapildist kadunud keskaegse Pime tänava uurimiseks, aga välja kukkus hoopis teistmoodi. Kui kaevatud oli umbes 1,5 meetri sügavuselt 10 ruutmeetri suurune ala, ilmusid välja seni teadmata müürid. Me seisame ajaloolisel Pime tänaval ja midagi pole parata, siit kõik alguse sai. Selle kinnistu uurimise üks sõlmpunkte seisnes selles, et teha kindlaks, kus ja kuidas lõpeb ajalooline Pime tänav Haapsalu linnas, mida enam tänaseks ei ole säilinud, mis on üks vanimaid linna tuiksooni 3 tänavast, Pime, Kooli ja Jaani tänav. Aga nagu elu ikka pakub meile palju üllatusi, siis Pime tänava uurimisega me praktiliselt veel täna alustanud ei ole. Me oleme avanud selja taha jääva terve keldrite pargi ja tegelikult sukeldunud Haapsalu varasesse ehituslukku kuni 20. sajandi esimese pooleni välja. Kadunud Pime tänav oli keskaegses Haapsalus olulise tähtsusega, sest see ühendas Piiskopilinnust ja sadamat. Tänava uurimine jääb nüüd ootele, sest leitud keldrikompleks vajab lähemat vaatlemist. Ühest välja kaevatud mitmesaja aasta vanusest võlvkeldrist oli Pärn teadlik, aga mitte ülejäänutest, mida maapind peitis. Me seisame keldri peal, mida me tegelikult tulime otsima ja mille kohta me teadsime, et see siin tõenäoliselt on ainus. Ja 2018. aastal me saime selle keldri kätte. Meil oli võimalik ühest müüriorvast näha keldris olevat kaevu. Me teadsime, et selles keldris on kaev ja sellega meie uurimistööd piirdusid. Me määrasime ära siin keldri kohal asunud kivihoone mahud, keldri, fikseerisime ära keldris oleva kaevu ja sellega võinuksid need kaevetööd siin alata. Ja nii nad siis peaaegu 2 aastat hiljem ka algasid. Esimese keldri puhastamise järel, kui me õnnestus juba siseneda sellesse välja puhastatud võlvkeldrisse,
selgus, et tegelikult selle võlvkeldri taga on veel üks kelder. Ja nii me siis järgnesimegi keldrilt keldrile, saades siis välja puhastatud 2 võlviga keldrit. Neist tõenäoliselt väiksem võiks olla vanim või vanem võlvitud kelder kuskil 16. sajandi lõpus, 17. sajandi algusest. Igatahes ta näeb väga sarnane välja Haapsalu piiskopi linnuses täna eksponeeritud ja külastajatele avatud võlvkeldritega, ja teine suurem, mille peal me seisame, võinuks olla võib-olla mõnevõrra hiljem. See ei ole päris tavaline, et maja keldris on kaev. Esimesena avastatud võlvkeldris aga just kaev asub. Kelder oli kasutuses veel eelmisel sajandil. Kaev on küll iidne, aga selle ümber on valatud kaasajal kaitsev betoonäär. Kuigi kaev on kõik võimalikud räni täis, on selle vesi puhas. Ja see on üllatav, et need samad keldrid, mille peal me seisame, tegelikult nende keldrite peal oli veel maja kusagil 1900 võib-olla 50. aastate alguseni välja. See maja lammutati ja enam kui pool sajandit oli siin muruplats. Nüüd, mil me kaevasime need keldrid välja, sisenesime keldrisse ja vaatasime selles kaevus olevast vett, siis näeme, et see on tõesti kristallpuhas. See on elav ja toimiv kaev. Minu meelest väga unikaalne ja ma kujutan ette, et see pakub sellist elamust tulevikus kõikidele külalistele, kel õnnestub nendes keldrites viibida ja seda ise kogeda. 2 võlvikeldrit on vaatamisväärsustena krundi kõige uitavamad paigad, aga ajalooliselt on tähtsam hoopis üks märkamatum platsike, mis on võlvkeldritest mitu sajandit vanem, ehitatud tõenäoliselt 13. sajandil veel enne, kui Haapsalu sai 1279. aastal linna õigused. Selgeks sai see, et keldrid või vähemalt üks kelder, mis jääb Rüütli tänava äärde, on vanim, mida me siiani leidnud oleme sellest linna piirkonnast. Ma mõtlen Pime tänav ja Pime tänavaga piirnevad tänavad. Siin ongi väga huvitav, et tegelikult, et miks on see oluline, kui me räägime sellest kinnistust või sellest hoonest. Vanimad leiud on 13. sajandi keskpaigast ja teisest poolest, 1260. 70. aastat. Seda on siin, see leiuaines vajab veel läbitöötamist ja kõik tööd ei ole ka veel tänaseks lõppenud. Aga mis siin on väga oluline ja huvitav, on see, et kui ehitati see sama liithoone, siis koos selle liithoonega tegelikult pandi paika ka ajalooline kinnistupiir. Ja nagu te näete, see kinnistupiir on üle elanud kõik need 700 pluss aastad. Kinnistult leidsid arheoloogid veel ühe kaevu, mille vanus on teadmata, aga on võimalik, et see oli olemas juba 17. sajandi esimeses pooles. Ürikutes on ühes selles paigas asunud kaevust juttu. 17. sajandi alguses mainitakse sellist 2 majaomaniku omavahelist tüli ühiskasutuses oleva kaevu pärast. Ja kui me siia tulime ja hakkasime seda nii-öelda kaevu või seda tüliõunu otsima, siis me käisime läbi kõik võimalikud variandid kuni naaberkinnistule jääva kaevuni välja, rääkimata kaevust, mis meil keldrist leitud sai. Aga tegelikult tundub nüüd tänaseks, et kui me seda Rüütli tänavaäärset ala puhastasime ja ühe väga võimsa maakividest raketistega kaevu leidsime, mis tundub ju jääks 2 keldri vahelise nii-öelda põiki müüriga kohakuti, siis miks mitte me võiksime enda käest küsida, et tõenäoliselt võis ka see kaev olla üks selle konflikti osapooli. Ja täna ei oska seda veel ühegi varasema perioodiga seostada,
ja ma pigem jääksin selle juurde, et see kaev kindlasti võis olla kasutusel ka varem, ka varasemal sajandil või varasematel sajanditel. Oli ta nüüd keskaegse päritoluga, ma ei oska öelda. Me võtsime siit kaevust mõned proovid, me puhastasime kaevu kividest. See on täiesti elav kaev. Meil õnnestus jõuda välja põhjani. Me saime siit kaevu ehitusprahi seest ka mõningaid raitkive 16. sajandiga seostatavad vast. Ja mis oli väga huvitav, see kaev oli või see kaevu alumise osa moodustas palkidest ehitatud nii-öelda kast, rõhtpalk ehitis 4 palgi korda, mille peale siis nurkadesse olid asetatud paekivid, ehk siis need nurgad, teravnurgad olid nii-öelda nüristatud, antud talle selline ovaalne kuju ja edasi juba võttis kaev juba sellise ümarovaalse kuju ja laoti siis, ütleme siis maapinnani välja. Nendest puitosadest me mõned proovid võtsime. Kui palju sellest nüüd dateerivat abi on, ma ei oska öelda, aga me igatahes kasutame igasuguse võimaluse ära selleks, et seda kaevu dateerida. Kuna siin kõrval veel need kihid ei ole lõpuni läbi uuritud, siis me loodame tegelikult nendest nii-öelda põikiprofiilidest saada informatsiooni, millal on siis neid kaeve süvendatud ja ütleme, et kui meil õnnestub nendes põikiprofiilides kihte dateerida, siis õnnestub meil ka nende kihtide põhjal ära määrata siis ka võimalik kaevu süvendamise vanus. Et see on ainukordne Haapsalus, ma ei ole saanud ühtegi varasematest ei Jaani tänaval, ei Krahviaias ega ka Lossiplatsi ääres, kus me oleme saanud kaeve varem uurida, ei saanud me kaevukasti kätte või ei olnud seal seda. Et selles mõttes on see ehituslikult hästi huvitav. Ja kaevu sügavus 3,6 meetrit on päris väärikas. Me pumpasime kaevu veest tühjaks ja praktiliselt kohe kaevus seal põhjas olles pildistades, kaevu kirjeldades tundsid, kuidas vesi voolas nii-öelda su kummikute peale. Nii Pime tänava suunast kui Linda tänava suunast. Siin oli 2 sellist voolu ja ma ei saa öelda, kui kiire sa pidid olema, aga igatahes ühel hetkel tuli pump tööle panna, sest hakkas sinna nii-öelda põlve poole vesi juba jõudma. Ja hästi huvitav oli siin tegelikult seda ajaloo hõngu all kogeda. Mis on huvitav, siin kaevu ja maja vahelisest kihist me oleme saanud 14. ja 15. sajandi keraamikat, et see nagu annaks lootust meile, et me siiski võime kihtidega selle kaevu võimaliku süvendamise aja kätte saada. 17. sajandi alguses on see kaev täiesti olemas. Et minu jaoks tekitab see küsimusi, et millal see kaev maha jäeti, sest et tegemist on toimiva kaevuga. Ja noh, jälle mingisugune linnaehituslik teema, eks. Mis see kõige varasem sajand on, mis kätte olete saanud? 13 viimane veerand, 1260. Keldrikompleksis on veel üks huvipakkuv ruum. Kõik see krohv, need nišid siin viitaksid mingisugusele sellisele, ma ei saa nüüd öelda esinduslikkusele, aga see kelder oli kindlasti midagi enamat kui tavapärane kelder. Väljakaevamised veel kestavad ja kiht-kihi haaval jõuavad arheoloogid sügavamale.
praegustele leidudele lisanduvad avastused annavad peatselt kõigist daatumeist täpsema ülevaate.